Need, kes regulaarselt meie iganädalasi kliimakatastroofide ülevaateid vaatavad, on ilmselt juba märganud väga murettekitavat trendi. Peaaegu igas väljaandes on hakatud kajastama lugusid looduslikest anomaaliatest Venemaa territooriumil. Asi pole selles, et me seda varem vältisime, vaid lihtsalt seal oli palju vähem loodusõnnetusi. Ja nüüd enamiku inimeste jaoks teadmata põhjusel kõik muutus. Venemaa kliimasündmuste arvu ja tugevuse poolest on kiiresti jõudmas järele ülejäänud maailma. Mis siis selles riigis juhtus? Pärast tänase osa lõpuni vaatamist te saate sellele küsimusele vastuse. Venemaa. 8. mail Orenburgi oblasti Svetlinski rajoonis Topolski sovhoosi territooriumil toimus nende kohtade jaoks haruldane loodusnähtus. Üle asula pühkis võimas tornaado, mis tekitas kohalike elanike seas paanikat. Tormi saatis tugev kanamuna suurune rahe. Loomalautadele oli tekitatud märkimisväärseid kahjustusi, mille tagajärjel loomad said surma ja vigastada. Pealtnägijate sõnul oli 2 tornaadot. Teine läks üle põllu ja hajus kiiresti, ilma et oleks kellelegi kahju teinud. 8. mail tabasid Põhja-Kaukaasia piirkondi tugevad äikesetormid koos rahe ja orkaanijõuliste tuultega. Looduse jõud langetasid puid ja poste ning rebisid maha elektriliine. Rahe tõsiselt kahjustas aedu ja põllukultuure, ohustades saaki. Mitmed Põhja-Osseetia vabariigi ringkonnad jäid elektrita. Kreeka pähkli suurune rahe tekitas viljapuudele tõsist kahju. Kosta külas tuul oli nii tugev, et lükkas monumendi ümber. Vladikavkasi linnas puu kukkus autole peale. 2 inimest said vigastada, 1 viidi raskes seisundis haiglasse. Karatšai-Tšerkessias Storoževaja külas 12. mail rahetorm võttis ära külaelanikelt tulevase saagi, millesse nad olid investeerinud oma jõud ja ressursid. Inimesed on kaotanud kõike selle, millega nad lootsid oma pere toita ja elatist teenida. Stavropoli krais 9. mail pärast pikale veninud paduvihmasid vesi sööstis põldudelt ja ujutas üle Türkmeeni okrugis asuva Ovoštši küla. Mõnes majas veetase ulatus 1,5 meetrini. Põrandad said kahjustada ning mööbel ja kodumasinad muutusid kasutuskõlbmatuteks. Samuti oli üle ujutatud lõik piirkondlikust maanteest. Georgievski rajoonis on välja kuulutatud eriolukord. Siin Kreeka pähkli suurune rahe kahjustas enam kui 10 000 hektarit nisu, otra, maisi, päevalille, herne ja linasaaki. Kaotused ulatusid 20–100%. 12. mail registreeriti Solneknodolski külas haruldase ja raskesti ennustatava nähtuse, vihmapommi. See on võimas allapoole suunatud õhuvool koos tohutu hulga sademetega. Ta põhjustas veetorustiku kahjustusi, mille tõttu katkes mitmes majas veevarustus. Seismiline aktiivsus. 13. mail toimus Euroopa ohtlikuma supervulkaani Campi Flegrei piirkonnas 49 maavärinat, mille hulgas mõõdeti 4,4 ja 3,5 magnituudiga maavärinaid. Maavärina epitsenter asus Bossuoli linna lähedal. Seismiline sülem viis koolide ja avalike hoonete evakueerimiseni, piirkondliku raudteeliikluse peatamiseni ja hädaolukordade koordinatsioonikeskuste aktiveerimiseni. On oluline märkida, et punases tsoonis ehk kaldeera vahetus läheduses elab üle 500 000 inimese. Kodanikukaitseministeerium kuulutas välja eriolukorra, kuna piirkonnas on mitu kuud toimunud maavärinate sülem, mille üksikuid värinaid on kohalikud elanikud tundnud väga selgelt ning mis on põhjustanud ka purustusi ja vigastusi. Varem siin üle 4 magnituudiga maavärinaid esines vaid iga paarikümne aasta tagant. Nüüd aga ainuüksi viimase 2 kuu jooksul on registreeritud 2 sellist sündmust. Samal päeval Kreekas Kreeta saarest lõuna pool registreeriti võimas maavärin, mille magnituud oli 6,1. Seda oli tunda kogu Vahemere idaosas, sealhulgas Iisraelis, Egiptuses, Türgis, Jordaanias ja Liibanonis. Rumeenia. Äärmuslikud ilmastikuolud Rumeenias jätkavad laastamistööd.
Tugevad tormid põhjustasid Tolli rajoonis tõelise looduskatastroofi, ujutades üle enam kui 100 maja ja kahjustades umbes 3500 hektarit põllumajandusmaad. Mehedintsi rajoonis tugev rahe hävitas viinamarjaistandusi, samuti sibula, küüslaugu ja muude põllumajanduskultuuride saaki. 82-aastane kohalik elanik ütles, et ta oma elus pole kunagi midagi sellist näinud. Üleujutused täielikult blokeerisid mitu ringteed, takistades oluliselt transpordiliikluse. Vaid mõni päev hiljem riiki kattis arktilise õhulaine, põhjustades mai keskpaiga kohta ebatavalist külmalainet. Riigi põhjaosa kattis lumesadu. Rodna mägedes möllasid lumetormid, lumepaksus ulatus 10 sentimeetrini. 12. maist sai külmim päev viimase 50 aasta jooksul, purustades ajaloolise päevase külmarekordi. Merkurea Tsiuke linnas langes termomeeter -3,6 kraadini Celsiuse järgi. Omu tipus registreeriti 7 miinuskraadi. Läks nii külmaks, et paljud inimesed pidid sooja saamiseks kiiresti küttepuid juurde ostma. Tugeva lumesaju tõttu lükati Trans-Pakarasan maantee avamine kuu lõppu. Ukraina. Alates 8. maist Ukrainas on püsima jäänud ebanormaalselt külm ilm. Ööpäeva keskmine õhutemperatuur oli normist 5–9 kraadi Celsiuse järgi madalam. Külma ilma registreeriti peaaegu kogu riigis. Inimesed püüdsid tulevast saaki päästa, kattes põllukultuure agrokiutkatega ja süüdates lõkkeid. Kuid päästa päris kõike ei õnnestunud. Paljudes kohtades hävis puuviljade, pähklite ja melonite saak ning viinamarjaistandused ja maasikad külmusid ära. Lvivis 2 päeva järjest püstitatud päevase miinimumtemperatuuri rekordid. Siin pole viimase 47 aasta jooksul nii külm olnud. Rivne linnas 9. mail temperatuur langes -2,5 kraadini Celsiuse järgi. See on madalaim temperatuur, mis siin mõõdetud mais pärast 4. kuupäeva. Maapinnal olid külmad veelgi tugevamad. Rivne piirkonnas taimed hukkusid isegi kasvuhoonetes. Alates 8. maist on Karpatides mitu päeva järjest lund sadanud, mis tuli üllatusena nii turistidele kui ka kohalikele elanikele. Pop-Ivani mäel möllas tõeline talvetorm ja temperatuur langes -7 kraadini Celsiuse järgi. 9. mail mitut piirkonda läbis tormide seeria koos rohkete sademete, rahe ja tugeva tuulega. Läbi Dnipropetrovski oblastis asuva Pavlogradi linna pühkis tornaado, kahjustades maju, autosid ja elektrilinne. Zaporižžja linnas sadas paduvihma, mille käigus sadas ebatavaliselt suuri, kuni 5 sentimeetri suuruseid rahetükke. Odessa oblastis jäid tugevate tuuleilide tõttu elektrita 55 asulat, 18 000 peret jäi valguseta. 12. mail Tšerkasski oblasti tabasid rahetormid. Solotonoša linnas pealtnägijad jäädvustasid suurt tornaadot. Õnneks kahjustusi ei tekkinud. Brasiilia. 9. mail pühkis Brasiilia üle lõunaosa tormilaine. Rio Grande do Suli osariigis paduvihmad, tuuled ja tornaadod tekitasid kahju ligi 40 linnale. Teated maha rebitud katustest, langenud postidest ja puudest saabusid peaaegu lakkamatult. Cachoeira do Suli linnas ühe ööpäevaga sadas maha ligi 190 mm vihma, mis on 1,5 korda rohkem kui maikuu sademete norm. Kõige tõsisem episood leidis aset Herval Grandi omavalitsuses, kus tornaado hävitas või kahjustas sadu hooneid ja hävitas täielikult umbes 30 hektarit eukalüptiistandusi. Keeristorm läbis metsa, jättes endast maha sadadest murdunud puudest koosneva jälje. Triunfu linnas sai kahjustada hooldekodu ning tuletõrjujad evakueerisid eakaid ja paigutasid nad ajutisse varjupaika. Santa Catarina osariigis torm tekitas hävingut, mille tagajärjel hukkus 2 inimest, kellele peale kukkusid maha langenud puud. Mõnes piirkonnas tuuleilide kiirused ületasid 100 kilomeetrit tunnis. Itapiranga vallas on registreeritud atmosfääri mikropurskeid, äkilisi, võimsaid ja hävitavaid õhuvoolusid. Tormi poolt kõige rängemalt kahjustatud Palmituse linnas hävisid kodud, said kahjustada torujuhtmed ja teed ning langetatud puud ja elektripostid. Samuti oli blokeeritud lõik ühest riigi pikimast maanteest. Põllumajandusmaad said kahjustada. Mondai vallas tuul varises kokku kooli võimlaseina. 6 last said vigastada.
Ilmastikuolud tabasid ka Suur-Florianpolise linnastu, Valosa vallas sadas ebatavaliselt suur rahe. Kolumbia. Riik jätkuvalt kogeb laastavat vihmaperioodi. Olukord on eriti keeruline Antioquia departemangus. 8. mail paduvihmad põhjustasid Kolumbia suuruselt teise linna Medelni metropolipiirkonna lõunaosas ulatusliku maalihke. Muda ja rusuvool kattis mitmeid maju, hävitades osa elamurajoonist. Hukkunud on 7 inimest. Pealtnägijate sõnul hakkas maa järsku liikuma, inimestel polnud peaaegu üldse aega, et pääseda. 23 perekonda evakueeriti ja paigutati ajutistesse varjupaikadesse. Surmav maalihe on vaid üks sadadest intsidentidest, mille Antioquias on põhjustanud äärmuslikud ilmastikuolud. Punase häiretaseme on välja kuulutatud 72 omavalitsusest 125. Ja Medelnis on mai algusest alates registreeritud üle 1000 hädaolukorda. Tugeva vihmasaju tõttu ajas üle kallaste üks riigi suurimaid jõgesid Cauca, ujutades üle 10 piirkondi. Kongo Demokraatlik Vabariik. Kongo Demokraatliku Vabariigi idaosa on tabanud paduvihmad. Lõuna-Kivi provints sai eriti rängalt kannatada. Fissi piirkonnas väike jõgi väljus kiirelt üle kallaste, mässlev vool kandis minema puid, kive, muda, kõike, millega teekonnal kokku puutus. 9. mai öösel elemendid tabasid Kasaba küla. Inimesed olid tabatud ootamatult, enamik magas, kui raevunud vee ja mudavood nende kodud maatasa tegid. Umbes 150 hoonet hävis. Hukkus vähemalt 110 inimest, enamasti lapsed ja eakad. Veel 28 elanikku said vigastada. Päästetöid raskendasid sideteenuste puudumine ja ärauhutud teed, mis tõttu oli Kasabasse võimalik jõuda ainult Tanganyika järve kaudu. Hiina. Sel kevadel on Hiinat tabanud erakordne äärmuslike ilmastikunähtuste laine, millest paljusid on kirjeldatud kui sajandi haruldasena. Ebatavaline atmosfäärinähtuste kombinatsioon viis tormirea tekkeni, tuues nii riigi põhja kui ka lõunaosade laiale alale tugevat vihma, äikesetorme, rajutuuli ja tornaadosid. 8. mail Hongani provintsist pühkis läbi tornaado. Jueangi maakonnas hävis 6 ja enam kui 100 maja sai kahjustada, rahe purustas autosid ja murdis viljapuid. Ja Hengyangi maakonnas tornaado hävitas elamu ning 2 eakat inimest jäid rusude alla lõksu. Kahjuks nad surid. Enamik Hongani, Hubei ja Jiangxi provintside ilmajaamu registreerisid orkaanijõulisi tuuleile, mis ulatusid Beauforti skaalal 9–14 pallini. Ka sademete hulk oli ebatavaliselt suur. Anhui provintsis Kimengi maakonnas sadas 1 tunniga maha 87 mm vihma. Pekingi ja Hebei provintsi 24 ilmajaama ületasid varasemaid maikuu sademete rekordeid. Isegi põuast räsitud Shanghais sadas paduvihma, mille intensiivsus meenutas taifuuni sademeid. Samal päeval Shanxi provintsis asuvat Xi'ani linna ootamatult tabas kanamuna suurune rahe. Meeleheitel autokaupmees rääkis, et enam kui 300 müüki pandud autost ei jäänud ükski terveks. Kered olid rahe poolt mõlgitud, kõik aknad olid purunenud. Lõuna poole liikudes muutuvad konvektiivsed tormid potentsiaalselt ohtlikumaks, kuna Lõuna-Hiina mere lähedus suurendab õhuniiskust ja annab tormile lisakütust, muutes selle tugevuselt taifuuniga võrreldavaks. Tuleb tunnistada, et nüüd lõunaprovintside elanikud võivad ootamatult sattuda selliste nähtuste rünnaku alla igal aastaajal, mitte ainult taifuunide hooajal. Sedasi, Guangdongi provintsis Yangjiangi maakonnas vaid 1 päevaga sadas maha üle 250 mm sademeid. Maha kallas nii palju vihma, et inimesed kõndisid vöönivees. 10. mail Hainani provintsis asuvat Longfengi logistikaparki tabas tornaado. Elemendid sekunditega hävitasid pooled tehasehoonetest. Hävitusala oli umbes 2700 ruutmeetrit. Õnneks ei saanud ükski territooriumil viibinud töötajatest vigastada. Miks siis on Venemaal kliimakatastroofide selget suurenemist täheldatud alles viimastel aastatel, samal ajal kui kataklüsmid on kogu maailmas edenenud juba üle 10 aasta?
Ja kuigi inforuumis levivad mõned müstilised seletused, peitub vastus puhtalt tehnilises plaanis. See kataklüsmide leevendamise insenerilahendus on interdistsiplinaarse teadusgrupi Allatra loodud eksperimentaalne seadistus. 10 aasta jooksul aastatel 2013 kuni 2023 tema tööl oli stabiliseeriv mõju peamiselt Venemaal ja Ida-Euroopas. Mõjutades atmosfääri ja hüdrosfääri protsesse, seadepiiras tuulte, tormide ja ebanormaalsete sademete tugevnemist. Samal ajal Venemaal kasvas äärmuslike sündmuste arv märgatavalt aeglasemalt, isegi hoolimata asjaolust, et Siberis temperatuur tõusis magmapluumi aktiivsuse tõttu 2,5 kuni 3 korda kiiremini kui globaalne keskmine. Seadmed paigutati just siia, Venemaa territooriumile, mitte poliitilistel põhjustel ega isiklikel eelistustel, vaid selle magmapluumi tekitatud suure geodünaamilise ohu tõttu, mis läbimurde korral võib hävitada elu kogu planeedil. Kuid 2023. aasta augustis seadme töö oli sundpeatatud. Peaaegu kohe pärast seda registreeriti Venemaal ja mitmetes Ida-Euroopa riikides kliimakatastroofide arvu ja raskusastme järsku suurenemist ja see suundumus jätkuvalt süveneb. Üks Allatra teadusmeeskonna teadlastest, doktor Egon Tšolakian, vastas avalikult küsimustele, miks selle seadme töö sundlõpetati, millistel füüsikalistel printsiipidel see põhines ja tänu kellele sai selle loomine võimalikuks. Samuti rääkis ta sellest, mis toimub planeedi kliimaga tervikuna ja millised lahendused saavad täna loodusõnnetuste arengut aeglustada. Palume teil doktor Tšolakiani sõnumit eriti hoolikalt läbi vaadata ja esitatud teabest aru saada. Liialdamata, sellest sõltub meie kõigi ühine tulevik.